saada. Tere minu poolt kõigile. Minu nimi on Pärja. Töötan mina siis MKM-is reaalaja majanduse koostöö projektijuhina. Ja ma ei tea, kui palju meid siin täna koha peal kuulamas on, aga siis omalt poolt tervitan neid ka, kes meid järgi kuulavad hiljem. Ja tänane siis selline webinar salvestatakse ka. Ja mina räägingi põgusalt võib-olla siis esimese asjana natuke üldse sellest, mis asi on reaalaja majandus. Reaalaja majandus on siis digitaalne ökosüsteem, kus siis kõik majandustehingud, näiteks arved, tellimused, aruanded liiguvad automaatselt ja reaalajas, ilma et keegi midagi käsitsi kuskil sisestaks, ilma paberdokumentideta. Naljatades me ise ütleme, et ilma nii-öelda tädiliideseta. Ehk et inimene seal vahel midagi tegema ei pea, need andmed on juba ühe korra sisestatud ja need liiguvad siis automaatselt igalt poolt edasi. Eesmärk on, et andmed liiguksid siis sujuvalt nii ettevõtete kui ka siis ettevõtete ja riigi vahel. Need andmed oleksid masinloetavad, standardiseeritud ja oleks tagatud ka nende andmete liikumisel siis igasugune turvalisus. Kokkuvõttes tähendab reaalaja majandus ja need reaalaja majanduse lahendused vähem käsitööd, vähem vigu ja kiiremat info liikumist. Ja millele me ka hästi palju oma eesmärkides tähelepanu pöörame, ongi siis halduskoormuse vähendamine riigiga suhtlemisel ja ka ettevõtjatel enda vahel. Ja kui me mõtleme ka eraisikute peale, siis kindlasti ka eraisikutena mugavamad teenused. Et kõik sellised igasugused teenused, mis võimaldavad meil meie andmeid ristkasutada ja võimaldavad neid ka nagu, et me sisestame andmed ühe korra ja siis me saame neid juba edasi teenuse tarbimise kasutamise jooksul kasutada. Näiteks väga head näited tänapäeval on Jaaga, igasugused, kus sa sisestad korra oma kliendi andmed ja neid kasutatakse juba postipakkide siis nagu edasisaatmisel. Ja ma ei teagi, ma praegu peast ei oska ühtegi, lihtsalt sellega mul oli endal isiklik hästi hea kogemus ja ma just panin selle kõrva taha, et väga äge, et neid võimalusi aina rohkem kasutatakse. Nii. Kuidas siis toimub andmete loomine ja jagamine? Reaalaja majanduse keskmes on andmed ja väga oluline on nende kvaliteet. Kui ettevõte loob oma andmetega näiteks arve, tellimuse või veoselehe kaudu, siis need andmed peavad liikuma digitaalselt teise süsteemi, kus saab neid taaskasutada. Ehk et siia alla kuuluvad sellised teenused nagu e-arved, e-kviitungid, e-veoselehed ja igasugused digitaalsed tootepassid. Lisaks tekivad võimalused andmepõhiseks aruandluseks ja nutikateks otsustusteenusteks. Ehk siis see on otsustusteenused on siis sellised, kus ettevõtte juht saab reaalajas näha, kuidas ettevõttel päriselt läheb ja lähtuvalt sellest siis kas teenuseid sinna suunata rohkem investeeringuid või kuskilt midagi maha võtta. Ja riigi puhul, kui me räägime andmepõhisest aruandlusest, siis need on igasugused deklaratsioonid, mida võiks saada riigile esitada automaatselt. Nagu ma ennem ka ütlesin, et kõige olulisem on ja meie peamine eesmärk on vähendada ettevõtete halduskoormust nii riigiga suhtlemisel kui ka ettevõtete vahelises asjaajamises. Ja õiged ja kvaliteetsed andmed on siin puhul siis nagu selliseks võtmeks, et ei piisa ainult
äriprotsesside digitaliseerimisest oluline on ka see, et tehtaks korda nende protsessi taga olevad andmed, ehk et meil ei ole mõtet digitaliseerida segadust ja korralagedust, vaid meil on vaja ka sinna taha süsteeme ja selliseid ühtsetel kokkulepetel põhinevaid andmestruktuure ja seda nii era- kui avalikus sektoris. Meil siis MKM-is üks suurimaid töölõike ongi seesama andmepõhine aruandlus, kus me sooviksime riigiga suhtlusel välja vahetada siis hetkel ettevõtjad peavad esitama meile üle 420 aruande, kus on üle 60 000 andmevälja ja neid on võimalik vähendada kuni 90%. Ehk et me soovime väga, et aruandluskoormus oleks palju madalam ja selle tõttu me ka neid andmepõhiseid aruandlussüsteeme proovime luua. Ja proovime lähtuda siis sellisest ideest, et ettevõtja esitab oma andmeid ainult ühe korra ja riik siis oskab neid taaskasutada. Ehk et ei pea ettevõtja esitama enam 20 erinevale riigiasutusele oma andmeid kogu aeg ükshaaval, vaid piisab sellest, et ta esitab neid ühe korra ja riigi siis asutused omavahel oskavad neid andmeid jagada. Ja sellisel digitaliseerimisel ja selliste halduskoormuse vähendamisel on tegelikult ju ainult üks selline suurem eesmärk, et inimeste elu oleks lihtsam, et ettevõtjad saaksid keskenduda oma põhitegevusele, milleks on ettevõtlus ja millest saavutatakse siis majanduslik kasu ja kokkuhoid. Vabandust, siia oli veel sattunud üks asjasse mittepuutuv slaid vahele. Aga nüüd, teate, tegelikult ma räägingi teile, mul on siin teaduspreemia konkursist ka üks slaid, aga hetkel ma hoopis annaksin hea meelega sõna nüüd üle Alarile, kes siis saaks meile võib-olla kuidagi pilku heita sisse jäätmearuandlusesse, et mida me siis riigis teeme, millised on need reaalaja lahendused, mis on juba hakkavad jõudma siis sellisesse nii-öelda tööfaasi. Alar, kas sa oled valmis rääkima meile? Ja, kas mind on kuulda? Sind on väga hästi kuulda. Kohe ma panen oma slaidid siia ette. Nii, üks hetk. Nii. Ma loodan, et on slaide näha. On küll väga ilusti. Ja, et ma vaatasin, et ma maikuus tegime ka ettekande, et teen natukene muudetud ettekande, et kui meil maikuus arvasime ja lootsime, et me alates 2026 juba räägime siis uuest jäätmearuandlusest, mis toimuks siis reaalaja nii-öelda lähedaselt või vähemalt selle põhimõtete alusel, et siis nüüd tänane uudis on, tänaseks oleme sealmaal, et me ikkagi pidime ta edasi lükkama 1 aasta võrra. Aga lühidalt on me oleme alustanud seda tegevust circa 3,5 aastat tagasi ja jõudnud siis lühidalt hästi kokkuvõtlikult selle tulemuseni, mida te siit saate lugeda. Et meil on 2 sihukest olemasolevat, küll digitaalset, aga olemasolevat teenust, mida me
ühendame niisuguseks terviklikuks lahenduseks ja selle raames me siis lahendame või vähendame niisugust ettevõtetel seda dubleerimist ja andmete töötlemise aega. Ja loomulikult siis selle käigus tahame seda andmete kvaliteeti parandada, jäätmete liikumise ahela nii-öelda läbipaistvamaks muuta ja andmed siis seevõrra ka usaldusväärsemaks teha. Ja ettevõtetele loob see niisugust väärtust, et ta nagu aitab kaasa ausale läbipaistvale konkurentsile ja lisaks selle vastab digiajastu ootustele, aitab ta ka ettevõtete enda digitaliseerimisele kaasa, mis teadupärast Eestis ettevõtete digitaliseeritus ei ole väga hea. Aga lisaks siis me loodame, et ta ka ringmajandusele üleminekut kiirendab. No niisugune lihtsalt ilusate sõnadega kokkuvõtte, kohe räägin täpsemalt, mida see tähendab. Aga kes nüüd taustaks vaatab, siis see rakendus, ta on meil siis ütleme veebirakendusena, see teenus suuresti töötab, eks ju. Et võite kõik sinna Bistrik koolitused Envir.ee lehe peale minna sisse logida ja saate, kui teil on nüüd eraisikuna, siis te sealt väga suurt midagi ei näe, aga kui teil on mõni ettevõte või mittetulundusühing äriregistris teie nimega seotud, siis te saate seal oluliselt rohkem katsetada. Ja nüüd ma räägin siis natuke täpsemalt, et mida see tähendab, see andmete töötlemisele kulub vähem aega ja kuidas see digitaliseeritusele kaasaaitamine täpsemalt endast kujutab, millest Pärja rääkis, aga veel kommentaar, et 2023 siis tegi Lauri Toomsalu oma magistritöö reaalaja majanduse juurutamisest Eesti jäätmekäitluses ja sai ka RTE teaduspreemia, nii et julgustan siis tegelema tudengeid. Aga kõigepealt lühidalt probleemid, et niisama heast peast ei ole mõtet nii-öelda digitaliseerida või üldse reaalaja majandusega tegeleda, et meie vaatest, see jäätmeandmete vaatest ikkagi peavad mingid päris probleemid olema, mida me lahendama läheme. Ja meie probleem on siis selles, et see on nagu Eesti riigi probleem, et me oleme omale seadnud eesmärgi võtta olmejäätmeid ringlusse tegelikult juba selleks aastaks 55%. Sest et see on mõistlik, et see vähendab nii-öelda seda loodusest, toorressursi nii-öelda võtmist, kui me olemasolevaid, eks ju, saame ringlusse võtta. Aga selle eesmärgi saavutamine on praegu väga keeruline, et me oleme seal kuskil 30% sees alles, mitte täpselt 30, aga seal ma ei tea, mis viimane number ma ei tea, aga viimati oli 33 kandis, nii et meil on nagu enda niisugused sisemised eesmärgid on täitmata. Ja teine suur probleem on selles, et need andmed, mis meil täna kogume jäätmete kohta, et siis Riigikontroll on leidnud, et need ei ole nagu kuigi usaldusväärsed, et nad ei kajasta õigesti jäätmete tekkimise ja käitluse koguseid. Ja lisaks sellele on hirmsa ajaviibega need, et praegu me räägime siis seal kuskil, kui hästi läheb, siis 1,5 aastat, aga teinekord 2,5 või isegi 3 või rohkem aastat vanadest andmetest, mis on lisaks veel ka suht läbipaistmatud, et kui sinna kaevuda tahaks, et sisse sinna andmetesse ja aru saada kõiki detaile, siis jube keeruline. Ja siis kolmanda olulise punktina või probleemina saab tuua, et siis nii ettevõtted kui riik ei ole rahul siis selle käsitööga, mis selle tänase aruandluse juurde või jäätmearuandluse juurde nagu kuulub. Lisaks käsitööle on, et me nüüd andmed saame, aga seda andmete pealt nagu lisandväärtust me luua ka väga ei oska. Ütleme 3-4 suuremat probleemi, neid muidugi, kes tahab tutvuda, siis meil on pärast, ma juhatan koduleheni, kus saab täpsemalt lugeda. Ja hästi lühidalt siis sellest ka, et kui
et mis jäätmeandmetest me räägime, et siit see on niisugune, läheb väga spetsiifiliseks, aga lihtsalt markeerimise mõttes, et me tegeleme, kui me muidu saame rääkida ütleme, oleme tuvastanud, et meil on 8 liiki või 8 rida jäätmeandmeid, siis antud projekt tegeleb siin hetkel nii-öelda otseselt tegeleb kolme reaga, andmereaga nii-öelda või andmete komplektiga ja natukene punkt number 3 on siis rahvusvaheliste vedude osas meil on nagu ja deklaratsiooni ja 5. puhul meil on nii-öelda, me otseselt ei tegele, aga seal on meil nii-öelda liidestumise plaanid, ehk siis me tahame ikkagi nagu ettevõtete poolt just ettevõtetele seda elu lihtsamaks teha. Praegu nagu on seal topelt andmestikud, nii et me oleme nagu teadlikult võtnud, et me ei lähe tervet maailma muutma, et see oleks väga raske, keeruline ülesanne, et teeme nagu samm-sammul ja järk-järgult. Ja kui siin juba juttu olid, mida see läbipaistmatus tähendab, et siis Maailmapank on 2021 teinud siis Eesti kohta või Eesti jäätmekäitluse ja selle andmete kohta üks analüüsi, tervikanalüüsi ja see on niisugune illustreeriv pilt, et kui meil on 9 ahelat seal jäätmekäitluses alates siis sellest, kui see kodumajapidamine või mingi ettevõtte number 1, eks ju, toodab, kuni siis seal lõppkäitluseni punktis number 9, et kas siis põletamine või ladestamine prügilasse, et siis seal on 9 sammust, riigile on ainult 3 sammu nendest on näha, et see tähendab siis seda, et siuksed mitte võib-olla ühesõnaga seal on siis nendes mittenähtavates kohtades, eks ju, on siis ebaausatel tegelastel võimalik seda konkurentsiolukorda nii-öelda kallutada enda kasuks, et see on siis läbipaistvuse küsimus. Ja kui piltlikult vaadata, et mida me siis muudame, et see on hästi illustratiivne, siit mingit nagu täpset täppisteadust ei pea siin taga ajama, et on see illustratiivne, et kui me vaatame mingit tänast andmed liikumise protsessi, et siis need punase ristikesega kohad on need dubleerimised, mida me siis tahame siit välja visata sellest uuest süsteemist. Et me saame siit, me näeme, et meil on siin olulisi võimalusi neid asju lihtsustada ja lõppkokkuvõttes siis palju vähem seda tühitööd teha. Et need ristikesed näitavad neid kohti, kus andmeid sisestatakse nagu topelt. Ja kui nüüd veel detailsemaks minna, et mida see topelt või korduv sisestamine tähendab, et siis siin on üks hästi konkreetne näide, et kui ma tahan saata ütleme, mina olen üks jäätmekäitleja, kellel on ütleme siis 3 rida andmeid, et 3 liiki, ütleme, jäätmeid, tahan saata ühest kohast teise, siis neid tänane siis aruandluse süsteem, et siis selles protsessis ühest kohast teise saatmise genereeritakse 15 kuni 18 rida andmeid. Et siin on hõlmatud siis nii ettevõtte enda kui riigi andmesüsteemid. Ja kujutage nüüd ette, et kui ma teen need ühe ainsa liigutuse kohta seal 15 rida mitmetes eri süsteemides ja ma teen seda korra aastas, õigemini tänane aruandlus käib korra aastas, et ma pean siis aasta taguse kohta andma aru ja nüüd, kui hiljem kontrollimise käigus veel 1,5 aastat hiljem, kui tuleks kontrollima, selgub, et peab midagi muutma, siis ma pean kõikides nendes süsteemides nagu reahaaval seda muutust tegema, et see on selline käsitsi loomulikult, eks ju, et siis võib-olla ilmestab seda nii-öelda keskset dubleerimise või niisugust probleemi, mida siin Pärja selgitas, et mida see reaalaja majandus siis tähendab, et ta nagu soovib siis ära kaotada ja me oleme siis see Pistriku süsteem, mida ma algselt esimeses slaidis teile kus on see Pistriku rakenduse link antud, ta on meil avalik, eks ju, sinna saate avalikult ligi. Et see tähendab siis sisuliselt seda, kui ma tahan seda 3 liiki jäätmeid ühelt objektilt teisele saata edaspidi, et siis ma sisestan oma infosüsteemi, 3 rida, vajutan seda sinist noolekest siin, andmed saadetakse riigi süsteemi, ta on siis nagu natuke töötab nagu keskse süsteemina, nüüd see teine käitleja, kes siis
tahab vastu võtta neid, tema näeb, mida ma tahan talle saata. Ja tema, kui see lihtsam juhtum on, eks ju, et siis ta lihtsalt klikib, võtab need vastu ja mõlemal osapoolel on täpselt identsed andmed. Kui hiljem läheb muutmiseks, siis käib ka see 2 ja 3 klikiga tänase siis 15–18 rea asemel, mida tuleb iga ühte eraldi ja käsitsi muuta ja dubleerida. Et hästi lihtsustatult see tähendaks nagu seda, et me kaotame siis niisuguse mõttetu tühitöö siin ära. REST API on see tehnoloogia, mis meil siin taga on, et see midagi uut innovatiivset ei ole, aga just see, et kuidas seda jäätmemaailmas teha, see on siis see meie innovatsioon, mida me siin oleme 3 aastat nuputanud ja millega töö jätkub. Ja nagu ma ütlesin, et siis logige sinna Bistrikusse, et siis te näete, kui te olete sisse loginud, siis näete sellist pilti. Ja kui teil on mõni ettevõte küljes, siis saate siin lisada saatekirja ja hiljem siis seda aruandlust teha. Ta sisuliselt on nagu natuke selline vaese mehe ERP, kui ERP on siis majandustarkvara, eks ju, et kus see olemus sarnaneb sellise finantsarvestusega, kus siis mingid on sissetulekud ja väljaminekud ehk saatekirjad ja siis see aruandlus on siis selle bilansi või lao pidamine seal. Ja need on omavahel nagu terviklikult seotud, aga jäätmemaailmas siis teeme seda asja. Aga me läheme natukene veel kaugemale sellest, tahame minna õigemini, nagu siin jutt oli, et meil on andmed edaspidi, eks ju, Bistriku vahendusel või selle uue teenuse vahendusel me tahame saada kvaliteetsemaks ja paremaks. Aga tänane probleem on selles ka, et need andmed on, aga need andmed tuleb neid kasutada või neid tuleb siis andmepõhisteks otsusteks rakendada. Ja siis me oleme plaaninud siis luua analüütika töövahendeid ja tänase teadmisega on siis siin, ütleme, 3 töövahendit või piltlikult 4, et üks on siis riigi niisugune analüütika töövahend, kus siis KAUR on siis Keskkonnaagentuur, eks ju, kus ta siis paneb neid niisuguseid riiklikke aruandeid kokku. Siis on Keskkonnaameti järelevalve ehk siis keskkonnainspektorite töölaud, mis siis selle eesmärk ei ole muidugi karistada, vaid vastupidi, suunata ettevõtjaid õigele teele ehk siis selle andmete kaudu kõigepealt antakse ettevõtetele teadmised, et sul on seal midagi valesti. Kui see Bistrikusse muidugi, ma peaksin siin pikalt laialt rääkima, et seal see uus lahendus muidugi hõlmab ka endas neid ärireegleid, et kus objektidele üldse mis liike saab vedada ja tulevad hoiatused, kui seal ei ole seda jäätmeliiki olemas ja muud niisugused kõik asjad. Aga see järelevalve töölaud on nendega seotud, et kui need hoiatused ja ettevõttel on teavitused tehtud ja ta korduvalt ja jätkuvalt siis mitmetele hoiatustele ei reageeri, on antud talle see võimalus reageerida, et siis viimasena on siis see järelevalve töölaud, kus siis riik peab ise sekkuma ja minema vaatama, et miks siis ettevõte neid hoiatusi tähele ei pane või milles siis asi on. Ja kolmas rida siit on, ütleme, 2 töölauda ühes, või 3 töölauda isegi, et riigi, avalikkuse ja KOV-i töölaud, et see on siis see niisugune avalikkusele suunatud töölaud, kus näeks niisuguseid üldandmeid ja KOV-id siis täpsemalt juba oma KOV-iga seotud andmeid. Ja eesmärk on siis see, et need andmed muutuvad nagu tõesti usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks. Muidugi me igat banaanikoort ei ole mõtet ega tahagi taga ajada, et ma teaksin, kuhu ta liigub, aga me peaksime saama kas või nii kaugel, et iga inimene vähemalt seda jäätmekogust näeks, mis aasta jooksul või mingis perioodis siis tema juurest on ära viidud. Täna tegelikult ei näe inimesed ka isegi seda ega ettevõtted. Nii. Ja me oleme uurinud, et kui me nüüd kõik selle ilusti siit ära teeme, selle kiirema andmete liikumise, et mul natukene paar slaidi veel on, ma vist on ajas juba üle, eks ju. Kui me need andmed siin kiiremini liikuma paneme selle masinliides ehk API kaudu, et kas siis
kui palju me neid andmeid sellisel viisil üldse saame, et tegime uuringu ja seal oli üllatavalt hea tulemus, et noh, tänase teadmise järgi ettevõtted meile ütlesid, et kuni 60% saatekirja andmetest oleks siis nii-öelda saadetaks nende infosüsteemist ja siis nendest nii-öelda aruannete poole pealt oleks noh, põhimõtteliselt sama protsent, et kuni 60 või 58, aga kuna me sinna aruannete poole teeme ka selle Exceli, lisaks Exceli impordi võimaluse ja paneme, sealt tuli ka veel 30%, nii et ütleme kuni 90% aruannetest oleks siis nii-öelda, tuleks nagu mitte käsitööna või mitte sealt iseteenindusest, aga loomulikult meile jääb alles seesama see pistrikoolitus nvir.ee ehk siis see iseteeninduskeskkond jääb ka loomulikult alles, kus siis saavad andmed esitada need ettevõtted, kellel oma infosüsteemi ei ole ja kes siis ei hakka API kaudu või masinliidese kaudu need andmeid meile saatma. Ja lühidalt siis ajakava ka, et seda sai jah siis muudetud, et algne plaan oli 2026 live teha, aga nüüd siis erinevatel asjaoludel see muutus. Ja noh, meil hetkeseisuga loodame, et selle aasta lõpuks siis tuleb regulatsioon, saab vastu võetud. Ja noh, sealt alates siis tahame jätta ettevõtetele mõistlikult aega siis sellele uuele süsteemile nii-öelda üleminekuks ja aasta aega peaks olema täiesti piisav aeg, et siis need mõnedel suurematel see API-liidesed ära teha ja teistel siis nii-öelda oma süsteeme ka ja äriprotsessi üle vaadata vajadusel. Ja nüüd, kui teil on täpsem huvi selle teema kohta, siis keskkonnaportaalis on reaalaja majanduse valdkonnas valdkond või teemavaldkond reaalaja majandus ja seal omakorda siis jäätmevaldkond, kus te saate täpsemat infot. Ja nüüd, kui teil on nüüd teadustöö tegemise huvi, et sel juhul tuleks ühendust võtta Keskkonnaagentuuriga edaspidi, et mina annangi selle projekti selle aasta lõpuga teenuse omanikule ehk Keskkonnaagentuurile edasi ja Pille Aarma on siis õige kontaktisik, kui teil peaks olema siis selle teadustöö tegemise huvi järgmisel aastal. Aitäh minu poolt. Aitäh, Alar, sulle. Ja ega tänase webinari eesmärk ongi panna teid tudengid mõtlema selle peale, et oma lõputööde kirjutamisel, kui vähegi võimalik, neid siduda reaalaja majandusega, siis see ei ole tegelikult mingi suur ja võõras teema. See on igal pool meie ümber ja kuidagi ka mõelda nagu natuke laiemalt, et see ei ole ainult finantsaruanded, et sinna alla käivad ka igasugused muud teenused, mis meie elu lihtsamaks teevad. Aga sinna alla kuidagi kuuluvad ka sellised väga innovaatilised lahendused, et Grisela räägib meile täna kosmoseandmetest ja kuidas metsanduses sellega paremaid ja ägedamaid otsuseid teha. Nii et palun, kuulame sind. Tere, aitäh! Ma olen Grisela Keskkonnaagentuurist, töötan seal arendusjuhina ja juhin ka reaalaja majanduse metsaprojekti. Tõepoolest, ma saan teile rääkida väga kõlavate sõnadega kosmoseandmetest otsuse tegemisega, aga ma annan väikese ülevaate sellest reaalaja majanduse metsaprojektist ja siis ma tutvustan pisut seda kosmoseandmete osa sellest projektist ja lõpus mul tegelikult on ka mõned ettepanekud, mida võiks uurida selle projekti näitel teadustöö või lõputöö raames. Aga hakkame siis pihta. Ma loodan, et teie nüüd näete seda esitlust, mitte neid pilte ja nägusid, mis siin on. Aga mis me reaalaja majanduse metsaprojektiga 2023. aastal, kui me alustasime, tahtsime teha, saada operatiivsemat ehk siis kiiremat, täpsemat infot metsas toimuva kohta, eelkõige raiete kohta, kuna ilma kaugseiret kasutamata uueneb see andmestik üsna aeglaselt. Ja reaalaja majanduse visioonist on siin juba räägitud, aga meie projekti eesmärk oli
metsavaldkonnas usaldusväärsuse ja läbipaistvuse suurendamine just andmete osas, halduskoormuse vähendamine ja aruandluse vaatest, kaugseire arendamine ja siis jällegi operatiivsem, ülevaatlikum info metsade osas. Meil on, projekt on juhitud Keskkonnaagentuuri poolt, aga meil osalisi on nii era- kui avalikust sektorist, et projekti meeskonnas põhitegijad on Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet ja Kliimaministeerium, vastavate asutuste metsaosakonnad siis eelkõige, aga ka Riigi Metsamajandamise Keskus ja tegelikult ka, kui me lähme siit vasakule juhtrühma poole, siis Keskkonnainvesteeringute Keskus ja ülejäänud asutused, kes kuidagi ruumiandmetega tegelevad ja 2 katuseorganisatsiooni ka erasektori poolt. Mis me teinud oleme 23 aastal, viisime läbi üldise uuringu aruandluse kaardistamiseks. Tuli välja, et tegelikult ega metsasektoris aruandluskohustust kui sellist väga ei ole. Me saame rääkida 1-2 nii-öelda ühikust, aga nad on mõlemad väga keerulised näited. Selle juurde tulen veel tagasi. Veel oleme metsandusandmete avamisega või siis avalikustamisega intensiivsemalt tegelenud ja viisime läbi kaugseire pilootprojekti, et testida, kas on võimalik üldse kaugseire abil siis seda aruandlust ja otsustamist rakendada. Eelmisel aastal tegelesimegi ühe sellise keerulisema juhtumiga, mis on raadamismääruse aruandlus. Meie töötasime välja prototüübi. Neid slaide ei ole näha või nagu see on esimese slaidi peal praegu kinni. Okei, aitäh, et ütlesid. Ma ise olen siin juba üsna kaugel. No vaatame. Nüüd midagi muutub. Vahepeal ma küll nägin, et muutusid. Praegu me oleme esimese slaidi peal. Aga me kaasatud osapoolteni ei ole jõudnud veel? Või Ei. sellist? Aga kui sa paned siit alt selle esitluse märgi pealt all paremal nurgas. No proovime. Te võite mulle öelda, mida te nüüd näete. Senised tegevused on slaid mul ees. Ja kas te näete nüüd suurelt? Ma täpselt siin peaksingi olema. Aga kas te näete nagu ühte slaidi või näete seda riba ka? Mina näen riba ka. Mul oli eelmine kord täpselt samamoodi, et no vabandage nüüd inimesed kõik. Aga kuule, äkki me vaatame riba ka nagu eelmine kordki, et ma saaksin oma jutu vähemalt ära rääkida. Ja, see ei sega, aga ei liikunud lihtsalt ka need slaidid. Kui sa praegu proovid vahetada järgmise slaidi peale, kas siis läheb? Ja ma praegu liigun, kas läheb? Ei lähe. Aga kui ma lähen, siis kas te nüüd näete, et ma liigun igale poole? Nüüd näeme, ja, nüüd nägin. Aga kas ma läksin tagasi algusesse ja näete suurelt nüüd või siis ikka näete? Ikka, nüüd ma näen seda senised tegevused slaidi. Okei, no jääme selle seniste tegevuste juurde ja vaatame siis seda kehvemat vaadet. Ühesõnaga, raadamismääruse probleem on see, et see ei ole riiklik aruandlus, aga kohustus on nii ettevõtetel kui eraisikutel, ehk siis kõik eraisikud, nii tädimaalid kui ka suurfirmad, kes toovad turule puitu Euroopa Liidus, peavad esitama Euroopa Komisjonile väga keerulises infosüsteemis aruande või siis hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni, et see puit on saadud raadamata aladelt. Väga keeruline süsteem, me töötasime välja prototüübi, mis toimib ja selle pinnalt on ka välja töötatud tasuline teenus erasektori poolt. Ehk siis me oleme saavutanud ka selle eesmärgi, et arendada uusi teenuseid turul tuua. Ja see meie prototüüp lahendas asja niimoodi ära, et kui hakkad metsateatist esitama või oma majandustarkvaras e-veose lehte looma, läheb otse see hoolduskohustuse täitmise deklaratsioon vastavate andmetega, mis on siis vastavad kas metsateatises või sinu e-veose lehe peal Euroopa Komisjonile ja sinu jaoks on mure lahendatud, et ehk siis nii suurettevõtetele kui tädimaalidele ehk üksikisikutele. Ja oleme ka tegelenud muude sarnaste asjadega. Just meie mõte on, et kaugseiret rohkem tuua aruandlusesse ja otsustamisse niimoodi, et inimesed nii-öelda käsitööd ei peaks tegema. Aga täna kõige tähtsam vast rääkida kaugseire pilootprojekt. Selle me viisime läbi 2024. aastal ja tahtsimegi testida, kas on võimalik üldse välja töötada sellist metoodikat, kuidas kaugseire erinevat tüüpi kaugseire andmeid automaatselt kombineerides need
kosmoseandmete, sest kaugseire meie puhul me räägime satelliitkaugseirest, et need kosmoseandmed siis annaksid piisavalt häid tulemusi automaatselt ilma inimsekkumiseta, et me saaksime nende pealt otsuseid teha. Siin on natukene tehnilisem slaid, aitäh minu kolleegile Liis Lillele. Aga jah, tegime Mandri-Eesti testpiirkonna pealt, saime piisava täpsuse ja usaldusväärsusega tulemused, et me saime julgustust liikuda edasi siis käesoleva aasta tegevuse ehk siis kaugseire teenuse loomiseks. Põhineb meie kaugseire teenus kaugseire pilootprojekti tulemustel, kasutab sarnast metoodikat Sentinel-1 ja Sentinel-2, kui see kellelegi midagi ütleb, siis erinevat tüüpi satelliidi andmeid, vastavalt siis radari ja optilisi andmeid, kombineerib. Protsess on automaatne, see tähendab, et ei ole inimkäsi, ei pane seal kaardikihte omavahel kokku või ei vaata, kas on lageraie või ei ole toimunud, et kas mets on või mets ei ole. Märtsis 2026 peaks meie see teenuse esimene lahendus valmis saama, töö käib, siiamaani oleme lootusrikkad. Koos MKM-iga me Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga tegime seda. Ja mis meie teenuse tulemused on? Andmepõhised otsused, järelevalve tõhustamine, see aruandlus toimub taustal, sest et lisaks sellele, et metsateatis tuleb esitada selleks, et võib puid raiuda, selle otsustamise protsessis andmepõhisus, siis tegelikult on seadusemuudatuse eelnõus sees ka kohustus raie lõpetamisest riiki teatada, ehk siis kui ma olen esitanud metsateatise, lähen raiun metsa ära ja kui ma olen seda teinud, pean minema tagasi metsaregistrisse, otsima õige koha, tegema linnukese, et ma olen tõepoolest metsa raiunud. Vot meie kaugseireteenus võtab need andmed kosmosest ja teeb ise linnukese ära inimese eest. Ei tädi Maali ega suurettevõte ei pea minema tagasi metsateatise juurde ja seda linnutama hakkama. Ja avalikkusele operatiivsem raieinfo on ka väga oluline, sellepärast et nagu ma ennist ütlesin, seda, kas, kus ja millal metsa on raiutud, just lageraiet, ehk siis lageraie tähendab, et kõik on maha võetud. Sellist infot korra aastas uuenevalt võis saada küll, aga see oli samamoodi käsitöö tulemus. Ehk siis see on suur edasiminek. Siin te näete nüüd eriti väikeses kirjas, kui te mul tervet slaidi ei näe, meie visiooni sellest teenusest, aga selle illustratiivse joonise eesmärk on näidata, et neid osapooli ja keskkondi, kus kohas toimub kas andmetöötlus või siis tulemuste vormistamine, on hästi palju erinevaid ja ühine osa on ainult see, et inimsekkumine toimub siis menetleja juures, kes teatud juhtudel peab üle vaatama andmed, aga kogu protsess andmete saamisest kombineerimiseni, valideerimiseni toimub automaatselt. Ja mul on üks slaid siin selle kohta veel, et mis meil siin siis toimuma hakkab. Satelliidipildid, neid siis meie masinõppel põhinev lahendus töötleb, tuvastab lageraialad, võrdleb neid esitatud metsateatistega. Metsateatis on sisuliselt siis raieluba. Kui meie masin avastab, et on tuvastatud lageraie, aga selle peale ei ole esitatud metsateatist ehk sisuliselt raieluba, läheb teavitus menetlejale, et järelevalvajale, vabandust, et sinna piirkonda peaks järelevalve võib-olla pilgud pöörama, tähelepanu suunama, sest et võib juhtuda, et on toimunud raie, mille jaoks luba ei olnud. Teiseks läheb see info metsateatiste menetlemisprotsessi, sest metsateatise otsuse tegemiseks on teatud juhtudel vaja olla ka veendunud, et kõrvaleraldistel või ühesõnaga kõrvalmaatükkidel ei ole toimunud lageraiet. Seal on sellised eritingimused. Ja siis lähevad tulemused ka Riigimetsa Majandamise Keskusele, kes lisaks riigi metsade kohta väga täpsele infole saab siis ka saab enda infot valideerida ja üldisemat infot erametsade kohta. Ja saame ka seda aruandlust ennetada just nimelt sellega, et raiuja või siis isik ei pea minema eraldi teavitama, et olen metsa ära raiunud. Ja mis selle teenuse siis ütleme uuenduslikud või sellised peamine väärtus on? Ta on täiesti automaatne protsess sisendite ettevalmistamisest alates. Ta on tehnoloogiliselt ja metoodiliselt ka oluline edasiminek, sest seni kaugseirega lageraiet tuvastati käsitööna, see oli ääretult pikk protsess. Nüüd toimub see masinatega.
ja erinevaid kombineerides erinevaid satelliidiallikaid. Ja muidugi andmepõhise otsustamise osas on see samm edasi tuleviku poole. Aga mis teemasid minu arvates võiks uurida selle töö näitel? Näiteks masinõpe, kuna meil prototüübi jaoks loodud metoodika kirjeldus on kättesaadav, innustan kõiki, tehke järele, tehke paremini, et loogege siis mingisugune masinõppe lahendus. Siis teenused ja teenuse disain on üks valdkond, mida siin kindlasti saaks uurida. Esiteks selle nurga alt, et me hakkame saama nüüd tõesti iga kuu aja tagant uuenevat infot toimunud lageraiete osas. See info võib olla mõne väga hea teenuse aluseks, et uute teenuste loomine võiks olla teil siin uurimisfookuses, aga teenused ja teenuse disain vaatest ka hea meelega selgitan, kui see on töö jaoks vajalik, meie teenuseprotsessi lähemalt ja sinna peale see analüüs teha, et kuidas see teenus toimub, mis võiks olla paremini, mis peaks olema teistmoodi. Me oleksime väga tänulikud selle eest. Lisaks te aitaksite ka panustada siis üldisesse reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse, andmepõhise otsustamise protsessi sellega. Tehisaru ja väljakutsed jällegi väga akuutne teema viimasel ajal, et kuna tehisintellekti õigusraamistik on nüüd Euroopa tasandilt välja töötatud, et selles valguses, kuidas meie kaugseireteenus, mis otsustab satelliidi andmete põhjal, näeb välja, üleüldine andmepõhine otsustamine, eetika, küberriskid, jällegi väga vähe uuritud teema ja tehisarul põhinev ametnik, et me oleme selgelt uue aja väljakutsete ees just avalikus teenistuses, kus meil teatud tingimustel on võimalik ametnikku masinaga asendada näiteks. Andmepõhine aruandlus otsustamine üldiselt, näiteks juhtumianalüüs või edasiarendusprotsessist meie teenuse näitel või ka uued vaatenurgad ja lähenemised näiteks kaugseire pinnalt, et kuna kaugseiret selle andmepõhises aruandluses ja otsustamises tänapäeval vähemalt Eestis kasutatakse väga vähe, samas me näeme, et erinevad õigusaktid, mis on Euroopa tasemel tulemas, sinna meid suunavad. Võtame näiteks kasvuhoonegaaside valdkonna, üldiselt maakasutuse valdkonna, et see oleks jällegi selline teed rajav suund, mida uurida. Ja ka avaliku ja erasektori koostööd, kuna me seda kaugseire teenust ikkagi arendasime koostöös Kapaseta OÜ-ga, kes meil seda metoodikat välja töötab ja lahendust päriselt siis püsti paneb, et meie oleme vaid kasutajad, siis sealt on kindlasti ka selle nurga alt huvitavaid analüüse, uuringuid ja lõputöid võimalik teha. Kõikide nende osas ma hea meelega mõtlen kaasa, võite mulle kirjutada, joonistada ja aitäh praegu, ma läksin ka pisut üle aja vist. Ei ole hullu. Aitäh sulle väga põneva ettekande eest. Ja äge on näha, et meil tehakse tegelikult väga suuri ja selliseid uudseid asju. Ja ma jagaksin veel korra oma ekraani, et rääkida teile põgusalt siis meie teadustööde konkursist. Kas minu seda ekraani on näha? Ma loodan. Ja. MKM on siis iga aasta juba mitmeid aastaid reaalaja majanduse teadustööde konkurssi korraldanud. Neid töid me võtame vastu tavaliselt kohe peale lõputööde kaitsmise perioodi ehk kuskil seal jaanipäeva paiku. Ja kui te soovite rohkem infot, täpsemat infot, siis siin on ka link. Kui te lähete reaalaja majandus, on selline veebileht meil, seal on ilusti teadustöö rubriik eraldi olemas ja seal on olemas ka eelmiste aastate siis konkursi võidutööde pealkirjad. Meie auhinnafond on kokku 10 000 eurot, mis me siis iga aasta laiali jagame. Et kui te hakkate nüüd oma lõputööde teemasid valima, siis ma loodan, et äkki saite siit ka natuke ideid või innustust juurde, et lisaks sellele, et saate oma kraadi kätte, on teil võimalus ka meie konkursile oma töö esitada. Et eelmisel aastal ma tõin siin välja ka, et on uuritud tehisintellekti vastutust, ehk siis seesama Grisela tõi ka välja, et seda AI võib-olla sellist õiguslikku analüüsi on tehtud. Siis on
uuritud e-veose lehe teemat ja üleüldse eelmisel aastal oli see elektrooniline kaubavedu hästi populaarne teema. Siis sellel aastal on meil juba ka metsandusest metsamuutuste tuvastamine, siis Maa-ameti andmete põhjal, aga ka näiteks Tallinna Kiirabi mobiilirakenduse arendamine. Ehk et mõelge hästi laialt, kui te hakkate oma lõputööd valima, et reaalaja majandus ei ole ainult, nagu ma ennem ütlesin ka, ei ole ainult finantsaruanded ja mingid deklaratsioonid, mis liiguvad ettevõtetelt riigile. Reaalaja majandus on tegelikult ka tuleviku sellised uued ärimudelid ja igasugused tulevikutehnoloogiad, kus info liigub automaatselt ja targalt. Ehk et see ei ole ka mingi selline tulevikumuusika, et tegelikult praegu juba sellised tooted ja teenused on saadaval ja igasugune kuidagi tootearendus sellel teemal on hästi hinnas. Ja seda infot meil veel küll väljas ei ole, aga novembri alguses on tulemas meil ka häkaton siis TalTechi ruumides, kus me keskendumegi siis võib-olla siis oma erinevates töötubades just nendele uutele ärimudelitele, mis toetuvad reaalaja majanduse sellistele põhimõtetele. Et kindlasti saadame koolidele selle info ka laiali, kui meil saavad ruumid ja kuupäevad ilusti paika, et siis olete oodatud ka sinna osalema. Aga minu poolt tänaseks kõik ja aitäh. Kui kellelgi on veel küsimusi, võite küsida ka praegu otse. Kui keegi soovib midagi veel täpsustada. Aga nii. Tiival on küsimus. Kas sa trükid või saad mikrofoni teel küsida meilt? Ja kas kuulete mind? Ja, kuulen hästi. Ja ma tahtsin seda küsida, et kuna ma olen alles teisel kursusel teabehalduse ja infosüsteemide erialal, siis minu lõputöö tuleb siis 27. aastal. Aga mind huvitas pigem see, et kas ma võin kontakteeruda näiteks Griselaga, et kuna ma nägin, et teatud uurimustöö teemad mind huvitasid ja kas sellest saab siis välja kujuneda ka mu lõputöö 27. aastal või on nende teemadega nii-öelda kiire? Ja see oligi mu küsimus. Mina siit poolt ütlen, et isegi kui sinna konkursile see teema ei lähe, siis me väga toetame, oleksime väga rõõmsad, ma ei tea, innustaksime igasuguste sarnaste teemadega tegelema ja igati aitame ja toetame Keskkonnaagentuuri poolt, et minule võid igal juhul kirjutada. Kas järgmine aasta ka tuleb konkurss, teadustööde konkurss, seda võib-olla oskab Pärja kommenteerida, aga lõputööd teha midagi meie projekti näitel oleks ikkagi väga hea ja võid juba praegu kirjutama hakata. Jah, selge, aitäh. Aitäh julgele küsijale ka. Tore, kui me kedagigi kuidagi innustame. Aga ja julgelt võite ka kirjutada mulle, kui on mis iganes muid küsimusi või vaja arutada seda, mis teemasi veel võiks puudutada või küsida nõu sellel alal, et kes võiks olla see kontakt, kes tegeleb mingi teatud teemaga. Et kuna mina reaalaja majanduse valdkonnas seda koostööd juhin ja teen, siis mul on kindlasti teile ükskõik milliselt elualalt leida keegi, kelle käest saaks infot küsida ja edasi liikuda. Et julgelt kirjutage ja küsige ja saame teid edasi aidata. Aga minu poolt aitäh kõigile. Ja meil on tulemas üks
webinar veel ka 8., et kes soovib, seal on natuke teised teemad, kes soovib seal kuulata, siis olete ka oodatud. Ja kohtume siis juba neljapäeval ja kellega ei kohtu neljapäeval, siis ma loodan, et häkatonil. Aitäh kõigile. Tšau. Welcome.